Kas oled näinud selliseid videosid? EMF is not just your phone. And it turns out there is so much more radiation than I thought. It's not just your phone or your laptop. My fridge, my washing machine, my router, they were all emitting massive amounts of EMF. That is why I realized this is a whole house issue, not just a phone issue, because you stick them on once and they last forever. I covered every single device in my house, and the peace of mind is incredible. Või selliseid. I'm trying to make the radiation stop, but I just can't. It won't. The radiation will not stop, as you can see. Look, when you plug your phone in, this is what happens. Now, what am I supposed to do? I can't. What do I do? Have you tried these? What is this? Is this that EMF blocker? Dude, let's try this thing out. Let's see if this right here actually works. Watch what happens when I put it on there. Are you joking? Here's your phone without the radiation EMF stickers. And here is your phone with the EMF sticker. Huh, that's weird. Kõik need videod on ühesugused, väga ebaprofessionaalsed, kuigi turunduse poole pealt võivad mõjutada inimese psühholoogiat ja panna uskuma. Petutooteid on tänapäeval päris palju ja igasuguseid, mis puudutab EMF-i, kus väidetakse, et siis oleksid mingisugused kasutegurid ja saame kaitsta iseennast ja oma lapsi. On igasugused, on maanduslinad, padjapüürid, tekid, padjad, kristallid ja medaljonid ja mida kõike veel. Aga selles videos vaatame selliseid asju nagu mingisugused siuksed vidinad. Because you stick them on once and they last forever. Kõigepealt, see aparaat ei ole mõõtja, see on mänguasi. EMF mõõtjaid testitakse laborites ja kajavabas kambris. Ja see on täiesti omaette teema, kui palju on igasugust prügi müügil. Kui mänguasja peale on kirjas EMF, ei tähenda see seda, et see on EMF mõõtja. Selles videos ei keskendu ma siis sellele mõõtjale, vaid mõõdame ise kalibreeritud aparaatidega. Praegu telefon ei lae ja mõõdame siis madalsageduslikku elektri välja. Paneme telefoni laadima. Ja kasutame siis neid imevidinaid. Nii nagu viskavad ka nendes videodes niimoodi peale kuidagi umbmääraselt. Põhimõtteliselt võib terve telefoni neid täis kleepida, mitte midagi ei muutu. Telefoni laadimisel on teistsugused võimalused kasutada modifitseeritud laadijat ja võimalik ka pistikupesadesse panna modifitseeritud laadija. Videodes siis näidatakse, et neid vidinaid saab siis panna igale poole, mitte ainult telefonile, samuti ka sülearvutitele, läpakatele, kuhu iganes, kas või otsa ette. Ja katsetame ka seda siis. Et praegu siis tahvelarvuti ei lae. Ja paneme laadima. Ja nüüd võib neid siis panna igale poole. Paneme siia, 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 siia. Et kasu mitte midagi. Et läpakate tahvelarvutitele on teistsugused lahendused olemas. Ja vaatame ka kõrgsagedust. Kõrgsagedusliku EMF-i alla liigituvad Wi-Fi, Bluetooth, mobiilside, andmeside, kõik mis seotud antennidega ja juhtmevaba tehnoloogiaga. Võime panna ka kõik need ära siin. Ja teeme uuesti.
paneme speed testi tegema. Nüüd peaks olema väga hea kaitse. Ja kui nüüd arvata, et osta need kleepsud ja panna lapse telefoni peale, et laps on kaitstud, on väga vale. Mis ma kokkuvõtvalt ütleks, ei ütlekski midagi, sest videos oli kõik väga selgelt näha. Ja sellised igasugused vidinad, kulinad, kõlinad ei kaitse meid ja meie lapsi tehisliku elektromagnetkiirguse eest. Lahendused on tehnilised ja teistsugused. Ole teadlik siis, et oma kodus on võimalik teha elektromagnetkiirguste mõõtmised ning peale mõõtmisi leida vajadusel lahendused, et kodu oleks puhas ja tervist toetav keskkond. Ja odavate vidinate peale ja ka aparaatide peale, millel on kirjas EMF, ei ole ka mõtet raha raisata.